Tere tulemast lõpuks ometi minu aastalõpu videosse. Nagu te võib-olla kuulete, siis mul sutsu on hääl madalam kui tavaliselt. Ja võib-olla te panete ka tähele, et see video on tulnud palju hiljem üles, kui ta muidu tavaliselt tuleb. Ja põhjus on väga lihtne, ma jäin haigeks. Ja ma jäin siin detsembri lõpus niimoodi haigeks, et ma räägin korra sellest olukorrast. Et sain aru, et aastavahetusel pean ma ilmselt olema kodus haigena, sest et mul oli palavik, mul läks hääl ära, siis tuli veel lõpuks köha ja nohu, no kõik need asjad, eks ju. Ja ma teadsin, et aastavahetusel tegelikult on ju ka meil suur show-programm, mida me siin oleme teinud. Ja 2 päeva enne sain aru, et seda ma ilmselt teha ei saa, sest et mul on veel palavik 38 ja see nõuab väga palju füüsilist koormust, kuna see on väga pikk ja lihtsalt väga palju on vaja seal tantsida. Ja õnneks Camilla, kes siis juhib meil Empire'it, tema tuli minu asemele ja ma leppisingi oma saatusega, et ma esimest korda elus veedan aastavahetuse üksi kodus. Aga siis juhtus üks niisugune väike SOS olukord, kus üks teine tantsija ühelt teiselt esinemiselt, kuna ikkagi aastavahetusel me oleme tavaliselt mitmes erinevas kohas, siis Mererestos pidi neil olema väike niisugune show-programm, et nagu 5 erinevat tantsu ja üks tüdruk jäi nii haigeks, et teda pidi asendama ja aastavahetusel üritas siis leida asendustantsijat. Ja kuna ma tegelikult, mul ei olnud palavikku enam, mul oli lihtsalt hääl ära, aga enesetunne oli mul väga hea, siis leppisime kokku, et ma lähen teen 3 tantsu 5 ja tulen ikkagi enne 11 juba koju ära, igaks juhuks. Ja minu arust see oli väga mõistlik, selles suhtes, et nagu ma sain ilusti tehtud, ma ei tundnud kordagi, et ma oleks hullult haige, kui ma tantsin, nagu mul oli kõik energia kõik olemas. Lihtsalt mul ei olnud häält. Mis ma ise arvan, mis mul sümptomid ütlesid, oli siis see, et mul oli ilmselt mingi häälepaalte põletik ja see palavik oli mul kõrge ainult 1 päev, kui ta läks 38 peale. Nii et selline aastavahetus siis. Küll aga, mis ma pean ütlema, on see, et tegelikult see aastavahetus oli natuke nagu wake up call, ma ei oska seda teistmoodi, aga see hetk, kui kell sai 12. Ma ei ole ju mitte kunagi võtnud aastavahetust vastu kodus koos Joosepiga. Ma ei ole isegi arvanud kunagi, et see on nagu variant. Ja it broke my heart. Selles hetkes oli midagi nii erilist, ma hakkasin lihtsalt nutma, sellepärast, et ma seisin oma Joosepiga siin, kell sai 12, me näeme ilutulestikku, ta on mu süles, kuuleme muusikat ja siis ma hakkasin lihtsalt pillima, sest nagu see moment, et ma isegi ei mõtle, et ma võiksin aastavahetuse nagu oma kassiga veeta. See kõlab nagu mõne jaoks kindlasti mingid, oh my god, nagu rahune maha. Aga selles oli midagi nii kurba, aga samas nii ilusad selles hetkes, et nagu ma hakkan jälle nutma, ma ei saa. Ühesõnaga, mul on kahju, et ma pole sellele varem mõelnud, et nagu eks ma olen ikka mõelnud, et mida Joosep arvab üldse sellest, et ilutulestikku nõuas, ma ei tea. Aga jah, see, et ma temaga koos olin ja nagu ma ei tea kuidagi, I felt bad, et ma pole nagu kunagi olnud. Aga mul on siin mu purk, mida ma olen siis terve aasta kogunud. Siin on nii positiivsed kui negatiivsed asju, kes siis pole varem olnud kursis selle video formaadiga, siis ma iga aasta alguses hakkan siis sama purki täitma, panen siia iga nädala lõpp, panen kirja siis mingid positiivsed ja negatiivsed asju, mis mul juhtunud on. Ja siis aasta lõpus loen ja meenutan neid aegu. Ja enne kui ma selle juurde lähen, siis 2 asja. Esiteks, kui ma võtan selle aasta kokku, siis ma ütlen, et see oli üle aastate üks halvimaid aastaid. Lihtsalt sellepärast, et neid nagu niisuguseid halbu hetki oli ikkagi nii palju, mitte nagu halbu, aga selliseid, kus ma tundsin ennast nii nõrgana ja nii kurvana ja nii räsituna, et alustades sellega, et ma tegelikult kogesin see aasta päriselt, mis on läbipõlemine ja see, kui palju muutusi mu elus see aasta toimus ja lihtsalt nii palju asju lõppes, et nagu ma ei olnud mentaalselt selliseks aastaks valmis, ütlen ausalt. See aasta, mis nüüd käes juba on, parem oleks, et see on 10 korda parem, sest et I deserve it. Okay. Ja teine asi, ärge siis unustage, video lõpus on väike giveaway, kus on jälle siis minu selle aasta mingid avastused, mingid tooted, võib-olla lihtsalt mõned lisaasjad, mille siis ma kellelegi teist välja loosin. Ja seekord ma teen kommentaaridega natuke teist asja. Küll te kohe, küll te lõpus, mitte kohe varsti lõpus, küll te kuulete, mis mul siis see aasta nende kommentaaridega mõttes oli. Vot,
aga alustame. Ja seekord ma mõtlesin, et kuna sellele kirjutamise peale läheb nii palju aega, siis ma ei hakka siin teie video aega raiskama. Ma lihtsalt avan neid, loen mõned ette, millest ma saaksin võib-olla rohkem rääkida ja kirjutan need lihtsalt ise pärast enda märkmikusse. Ja ma täidan iga aasta seda märkmikku, ma panen siia kirja niimoodi, et aastas panen plussid ja miinused. Jätkuvalt, kes pole varem näinud, siis ma korra niimoodi kiirelt näitan, et niimoodi plussid ja miinused. Plussid ja miinused on niimoodi. Ja hästi kolle käekirjan, ärge seda vaadake palun. Nii, siin on siis terve mu aasta kogu. Ma panin siia ühe oma sõbranna bachelorette party ja selles mõttes see aasta oli väga tore, et ma käisin ju ühes pulmas. Ehk siis üks mu sõbranna jällegist abiellus. See aasta see oli vist ainukene, eks ju. Ma loodan, et ma kellegi nüüd üle kuhutada. Jah, mulle rohkem ei meenu. Aga nii äge on vaadata oma sõbrannasid abiellumas. Ja isegi kui ma ise ei ole see nagu I believe in love person anymore üldse, siis mul on tore näha, et teised inimesed on leidnud üksteist ja ma ei tea, kuidagi see on selline äge tunne, eriti vaadata oma sõbrannasid. Vaata üks asi on, et sa näed mingid pereliikmeid abiellumas või tädis ja onusi, aga teine asi on näha oma sõbrannasid. Et see on crazy. Ja sellest rääkides siis ju mul on see aasta tulemas kindlasti üks pulm, aga mul on päris mitu sõbrannat, kes on kihlunud ja ma veel ei tea, millal nad abielluvad, aga küll see varsti ka selgub. See tuletab mulle muidugi ka meelde, et need bachelorette partisi tuleb nüüd siin veel hakata tegema, aga teatas, nendes on mingi võlu. Et nagu see, et sa saad lihtsalt tüdrukutega kokku, te tähistate niisugust asja nagu pulmad või nagu abiellumine, aga seda kuidagi täiesti nagu nii naiselikul viisil, kui üldse olla saab. Et nagu see on nii tore. Ja see, et me käisime maalimas Aktimaale ühest vennast, kelle nimi oli sama, mis selle pruudi mehe nimi. See oli üks väga fun õhtu. Rexon üritas. Ma nii armastan seda, et mind üldse kutsutakse sellistele brändide üritusele, sellepärast, et ma tunnen, et ma ei ole sotsiaalmeedias väga mitte keegi. Ma teen siin jah YouTube'i, aga ma ei ole sotsiaalmeedias või nagu sotsiaalmeedia maailmas väga suur figuur. Ja siis ongi see, et kui ma saan vahepeal mõne kutse, siis ma olen mingi, oh my god, you want me to come? Oh my god! Ja nii tore on, et kui ma saan ka sõpru kaasa võtta ja sinna ma võtsin siis Kriti kaasa ja me käisimegi siis suppi lauaga joogat tegemas vee peal, mis oli täiega äge ja väga challenging. Saime väga palju Rexonat, millest ma panin ühe selle meeste oma, panin sinna loosipakiga. Ma pärast näitan teile siis seda loosipakki. Paljudes koolides Playboxi kohtunik. Ma nii armastan seda, kui mind kutsutakse koolidesse sellistele üritustele kohtunikuks, sest nagu nii äge on vaadata, mida noored loovad ja teevad ja mõtlevad, sest nagu ka mina ju kasvasin üles, nii et me korraldasime ja me tegime neid üritusi ja hoopis teistmoodi võib-olla lähenesime asjadele. Nii äge on vaadata, kui suureks on need üritused läinud, et nagu ma näen, et reaalselt palgatakse või tellitakse reaalselt mingid valgustused ja mingid seinad ja mingid LED-ekraanid ja nagu see on nii crazy'ks läinud see maailm. Hetkeseisuga mul ei ole mitte ühtegi kutset tulnud see aasta veel või niisugust, kuhu mind päriselt tahetakse. Ja ma väga ootan neid, nii et kellel on koolist tulemas Playbox või mingi niisugune tantsu, ma ei tea, üritusuni, siis ma hea meelega tulen, kui mu kuupäev vähegi lubab. Koostöö ST-saloniga. Ka koostööd olid sellised asjad, mida mul tegelikult see aasta super palju ei olnud, aga ma väärtustan igat ühte. Ja nii tore, et suvel mul oli see võimalus siis käia mõnel protseduuril ST-salonis. Salonis, ma ei ole päris kindel, kuidas seda öelda. Ja oligi see, et kuna suvel ma võtsin ju täieliku puhkuse, siis ma tundsin, et see lisapoputus oli nagu nii vajalik ja pluss ma ju avastasin uusi mingid protseduure enda jaoks, et mis mulle sobib, mis võib-olla nii hästi ei sobi, aga ma olen väga tänulik selle koostöö eest. Select Dance Event. See oli minu kõige esimene tantsulaager, kuhu ma kunagi eales läinud olen ja see oli nii äge. Ma olen varem käinud nagu workshopidel või ma ei tea 2-päevastel mingitel intensiividel, aga selline, et ma käin mingi 5 päeva järjest kuskil tantsulaagris, I have never done that before. Ja see avas mulle silmad ja uksed ja aknad, kõik avas. See oli nii äge, nii arendav, nii raske, aga nii väärt seda. Kui sa oled tantsija ja vaatad seda, siis need tantsulaagrid on koht, kus ilmselt sa arened kõige rohkem.
sind pannakse nii paljude asjadega proovile, sul on nii palju erinevaid õpetajaid, nii lühikene aeg, millal nagu see kava endale selgeks teha, siis samal ajal ongi see, et sa oled 5 päeva järjest paned jutti nagu iga päev 4 klassi, seal, kus me selektil olime, et seal oli niimoodi pidi, et see on nii hea challenge ja ma ei tea, ma olen nii tänulik, et ma selle otsuse tegin, et sinna läksin, sest ilmselgelt ma tahan ju see aasta ka minna ja juba mul on ostetud ära. On tulev siis niisugune talvine intensiiv, mis on veebruaris, sellele mul on ostetud ära piletid ja veel nad ei ole pannud välja suvist seda tantsulaagrit, aga sinna ma ka kindlasti lähen. Ja ma olen juba ära ostnud Riiga, siis Riiga Heels Convention selline tantsulaager, mis on siis suunatud rohkem heelsidele. Select Dance Event on siis rohkem nagu commercial ja hip-hop. Üks stiil oli seal see aasta heels, aga nagu that's about it. Aga jah, et nüüd see, kuhu ma lähen, on täielikult suunatud heelsile, mida mul on täiega vaja. Ma tunnen, et ma olen ju heelsi treener, aga ma tunnen, et mu tehnika on siiamaani niisugune, et ma iga aasta üritan seda nii palju arendada, kui ma vähegi saan. Ja see line-up seal on nii crazy, et ma lihtsalt, ma ei tea, ma lähen hulluks. Mul on siin tulemas väga palju erinevaid lihtsalt, et esinemine seal. Ja ma mõnest esinemisest korra võib-olla räägiks. Siin on mul kirjas Empire esinemine Ülikool majas Tartus, mis oli minu kõige esimene esinemine see aasta, see oli siis Tartus. Ja miks ma tahtsin sellest rääkida on see, et see oli siis see esinemine, kus oli tegelikult meil nii-öelda mini-versioon Winter Wonderlandist, mis on siis Empire üks show-programme, mida mina kahjuks ei tee, sellepärast, et seal on kõige viimane tants Kankan ja kuna minu venivus on väga halb ja ma ei ole võimeline ja kahjuks spagaate tegema, siis ma neid programme ei tee, aga ma sain seda lõpuks näha niimoodi, et minu jaoks olid tantsud tehtud ja nendel oli veel jäänud Kankan ja ma sain seda piiluda ja see oli nii äge ja ma lihtsalt kujutasin juba ette, et kui tuleb minu selle aasta, nüüd ma räägin siis sellest aastast ehk 2026, et kui tuleb minu 30. juubel, siis kuna ma tahan oma teemaks teha Winter Wonderlandi ja ma tean, et see Empire Winter Wonderland show program sobiks nii hästi, siis ma juba olen uurinud ja küsinud, et ma tahaksin Empire'it sinna esinema oma sünnipäevale ja see show program, ma tahan lihtsalt kõik näeksid seda, sest see on nii äge. Nagu need kostüümid, see koreograafia, see süžee, kõik on nii paigas. Nii et can't wait. Eesti laulu võitis Tommy Cash. Nagu ikka, mul on siis alati siin ka mingid Eurovisiooni ja Eesti laulu teemalisi sildikesi, aga no Tommy on teinud igatipidi meil siin ajalugu, kes oleks võinud arvata, et ta lihtsalt tuleb ja põhimõtteliselt, no tegelikult ta pani Eurovisiooni kinni, olgem ausad, saada Eurovisioonil praegu, kus on nii võimatu saada üldse kuskil kõrgele, sest kui sa ei ole kas mingi Rootsi või Ukraina või Iisrael, kellel on praegu mingid teemad, siis sul on võimatu võita seda, mul on tunne vahepeal. Ja see, et ta tegi nii haige turunduse, nii geniaalse laulu, nagu I applause for that. Ja saada reaalselt 3. koht või no tegelikult teine või no tegelikult esimene, see on ebareaalne. Ehk siis näis, mis meil sellel aastal nüüd siin jälle, ma räägin 2026. aastast, et mis meil siis toimuma hakkab. Ma juba arvan, ma tean, et võidab Olli. Workshop Värskas. Ma tahan selle siia panna sellepärast, et ma olen väga tänulik kõikidele, kes mind on kutsunud 2025. aastal enda juurde workshopi andma. Ma olen nende võimaluste eest alati mega tänulik, sest nagu ma saan reisida kuskile, no reisida teise Eesti otsa, eks ju, aga ma saan näha täiesti teisi inimesi, sest no Tallinnas on juba ühed samad näod, eks ju, aga et näha täiesti teist seltskonda ja näha sära nende silmidest, et see on nii tore ja mul oli päris mitu workshopi see aasta ja ma väga loodan, et 2026 ma saan neid võimalusi veel, ma tean, et mul on mõned kirjutanud, aga siis need on jäänud kuidagi vaikseks, aga ma väga julgustan teid kutsuma mind, sest ma olen väga in ja ma tuleksin hea meelega. Oh my god, ma pean sellest esinemisest korra rääkima. Empire Show Klinkbergis. No mul oli seal mitu tükki, võib-olla täpselt 2, aga mulle meenub niimoodi, et oligi, et nii, et esimene show ühel päeval oli nii, et see oli palju raskem, väga palju rasked tantsud, perfektselt tehtud. Ja siis teine show, kus oli nii palju vähem tantse, palju lihtsamad tantsud. Mul juhtus selline error, et ma ei jõudnud lavale, sest ma jäin oma kostüümiga lava taha kinni. Ja võt see on esmakordne, et kuidagi täpselt juhtus nii, et ma tahtsin lahti teha
ei, ma tahtsin kinni panna, siis üks naine tuli appi, siis ta tegi kogemata lahti mulle selle kostüümi, siis ma pidin selle uuesti kinni panema, aga siis ma jäin oma mingite asjadega sinna mingi asjade külge, siis mul ei läinud see mingi tiivad tööle ja siis see läks. Et nagu see on nii naljakas, et vahepeal on nii, et tundub üliraske, saad mega hästi hakkama, siis on mingi asi, mis on ülilihtne, siis sa teed mingid lambiseid asju või vigu, et nagu ma ei tea, kus see loogika on, aga ega sellistelt esinemistelt me õpimegi kõige rohkem. Deja vu tööots kadus ära, aga teate, ma ütlen teile, ma olen väga tänulik selle eest, et ma olen saanud üldse kunagi võimaluse sellist nagu öötööd teha, et tantsida klubides või lounge'ides, aga 2025 see osa kadus ära mingi hetk ja ma nüüd olen saanud päriselt nautida seda, et ma ei pea nädalavahetusel jõudma kell 4 hommikul koju, et siis uuesti järgmisel päeval mingeid suuri asju teha, eriti need, kui oli laupäeva öösel vastu pühapäeva, siis sa pead veel pühapäeval terve päev trenni võtma. Nii keeruline. Aga et tegelikult see on olnud nii mõnus, lihtsalt võttagi rahulikumalt neid õhtuid ja esinemis on mul ju ikka, aga need lihtsalt kestavad, ma ei tea, lõpavadki mingi 8, 9, 10 ära ja siis saadki mingi et mul on veel õhtu vaba, et ma saan veel rahulikult olla kodus. Et selles mõttes ma olen tänulik ja ma ütleks, et see on selline pluss ja miinus, et ega lõppude lõpuks mulle väga enam see töö nagu nii väga ei meeldinud, et ma pigem tegin seda ainult raha pärast, ütlen teile täiesti ausalt. Aga jah, ma arvan, et elu tegi selle korrektori minu eest, et mul on vaja seda, et ma ei töötaks enam öösiti. Vahel harva ikka võib, neid pakkumisi tuleb vahepeal. Aga et niimoodi, et mitte iga nädal. See on olnud meeletult tore selline muudatus mu elus. Vahepeal mõni negatiivne asi võib ka tegelikult olla positiivne. Ostsin uued tolmuimeja, oh my god, ma olen nii rahul selle ostuga. Siiamaani mõtlen, et issand, kuidas ma viitsisin nii pikalt selle suure kolakaga oma kodus toimetada. Nagu praegu ma lihtsalt tahan kuskilt võtan selle kätte, panen põmm tööle ja läheb. Ei pea kuskile ühendama, ei ole seda, et ma hakkan minema, siis ta tuleb juhtmega sealt pistikust välja, sa taheda. Nüüd lihtsalt paned tööle ja nii lihtne on käes. Ühesõnaga, kes veel mõtleb, et peaks millalgi selle varstolmuimeja ostma, siis this is your sign, okay? Photoshoot MC õega. Ma alati kuidagi ei oska neid photoshoot'e sellel ajal hinnata, kui ma neid teen, aga siis, kui ma pärast tagasi vaatan, ma olen mingi, oh my god, kui tore see oli ja nii ilusad pildid saime ja see on ka sinu väike see reminder, et kui sa pole ammu käinud photoshoot'il, kas oma, ma ei tea, pere, sõbrannadega, siis here is your sign, okay? AC/DC kontsert, oh boy, ma ei oleks kunagi arvanud, et mina olen see neiu, kes ütleb, et ta tahab kuskile rock-kontserdile minna, aga teate, ma olen avastanud, et mulle väga meeldib rock-muusika. Kuni teatud piirini. Nagu ta peab olema selline, et tal peab olema see mingi X-factor. Ma ei saa kõike nagu ma ei saaks niimoodi, et ma iga päev peaks mingit Rock FM-i kuulama, aga mingid kindlad artistid, kelle laule ma võin hea meelega kuulata. Ja see kontsert oli nii vinge ja näha nii palju inimesi lihtsalt nautimas. Kuigi ma natukene eeldasin rohkem seda, et inimesed hüppavad rohkem, aga ma olin suht taga, et võib-olla selle eest toimus rohkem möll, aga lihtsalt ma olen näinud neid videosi, kus nagu rock-kontsertitel minnakse nagu all out. Et võib-olla kindlasti asi on ka selles, et on eestlased ja eestlased on natuke rahulikumad ja pluss see, et nii vähesed filmisid ja lihtsalt olid tegelikult hetkes, mis näitab seda, et oh my god, et nii tore on vaadata, et inimesed ei ole oma telefonis kontserdil 24/7, vaid ongi päriselt hetkes ja naudivad. Ja okei, vahepeal mina küll tegin mõne klippi, aga sellepärast, et vlogis näidata. Aga ega tegelikult ma nüüd tagasi ju ei vaata, ütleme ausalt. Ma olin pigem see, et ma mõtlen nüüd tagasi ja olen mingi, oh my god, sellel hetkel oli see nii tore. Vaat, shoot Simona ja Kritiga. Minu arust see oli nii tore väike sünnipäeva kingitus Simonale, et me ju ei öelnud talle, mis toimub. Me ütlesime talle lihtsalt, et ole sellel päeval see kell vaba, tule sinna. Ja kuna tema ei teadnud, et me shoot'il läheme, sa pidin ju tema peika käest saama mingid kontsad ja mingid riided ja siis üritada talle seletada mingi, võta need kontsad, ta tooks need mu kätte, siis see, et nagu, et saada veel mingeid asju ja ühesõnaga see oli nii huvitav, aga nii tore üllatus ja sa saad ennast mälestused for life ja nagu pildid ja kõik see, ühesõnaga nii äge. One Directioni pidu, oh my god, see oli ju jaanuaris, issand, ma olen selle ära unustanud juba, aga sellel õhtul ma tegelikult ju tegin väikse istumise enda juures oma Hiilsi õpilastega, neid küll ei olnud super palju siin, aga natuke ikkagi oli ja siis ma läksin ühe õpilasega priveesse, kus toimus siis One Directioni pidu
ja see oli nii äge, või nagu, et nii äge, et lihtsalt meie vanused tüdrukud on seal, kõik lihtsalt plästivad ja nagu laulavad kaasa mingi One Directioni laulude järgi. Et nagu see oli selline nagu tagasivise lapsepõlve hetk. Et vahepeal on tore olla uuesti laps sõna otsas mõttes ja lihtsalt elada selles hetkes uuesti. Ma tahaks nüüd minna sellisele, kus on, ma ei tea, mingid Hannah Montana ja High School Musical ja ma ei tea, mingid niisugused laulud. Nii et kui keegi näeb niisugust üritust tulemas, siis let me know. Free Flow podcast. Ma hakkasin ju siis sellel aastal, nii räägime 2025, tegema Free Flow'ga podcasti, mida ma siis juhtisin. Me tegime, ma ei tea, mitu episoodi me tegime lõpuks. 5, 6. No tegime paar episoodi ühesõnaga ja see oli tegelikult täiega äge kogemus õppida, mis tunne on intervjueerida, mitte olla see, et nagu, et ma mingi jutustan endast, vaid ma pean reaalselt küsima küsimusi. Et nagu, et mul on külaline, kellelt mina tahan teada infot, mitte see, et me arutame siin mõlemad. No seda oli ka, aga ikkagi selline nagu intervjueerija vormis olemine oli minu jaoks midagi natuke teistsugust, aga see väga palju arendas mind. Eriti nendel hetkel, kui olid mul külalised, keda ma nii hästi võib-olla ei tea, et siis ma pidin rohkem sellist nagu eeltööd tegema. Aga ma usun, et ma sain sellega hästi hakkama. Ja no hetkel me ei ole arutanud seda, et seda jätkata. Ma ei tea, võib-olla mingi teema uuesti. Meil oli ju siin see kolimine, no sellest vasti ka räägin, aga jah, et ma usun, et see oli selline äge side project. Spontaanne trip Kaisadega Soome. Ma mäletan, et ma tegelikult olin selleks ajaks nii burned out juba ja ma tundsin, et ma nii vajan seda trippi. Aga siis mul oligi see, et mul oli vaata selle Lauraga, kellega ma selleks selles laulsin, tähtsa pekkis selleni ka varsti jõuame, et mul oli temaga pro pandud, siis mul oli mingi erakas pandud, aga siis kuidagi täpselt ma sain niimoodi kõik asjad ümber pandud samal päeval, et ma läksin Kaisadele järgi. Ja see oli nii tore õhtu, no jah, õhtu, sest ma jõudsin sinna mingi kell 4, ma ei tea, kell 5. Me käisimegi mingi selle, mis koht see on, ma ei mäleta, kellegi mingil üritusel ja siis chillisime seal, siis läksime tagasi koju. Ma ei tea, kuidagi see õhtu oli nii tore. Sellised spontaansed tripid ei ole tegelikult üldse minulikud, aga vahepeal need on täitsa toredad, kui niimoodi, sest ma ei tea, ma olen lihtsalt nii planeerija, et ma ei saa teha asju niimoodi, et nagu spontaanselt. Aga kui need vahepeal juhtuvad, siis tegelikult on ju tore. Uwe show Rakvere linnuses. Ja miks ma selle siin välja toon, on see, et võib juhtuda, et see aasta tuleb üks väga suur projekt meil siin. Nüüd siin 2026. Aga ega rohkem ma sellest rääkida ei saa. Aga hoidke oma silmad ja kõrvad lahti, sest kes pole varem Uwe show'd näinud, siis maybe it's your chance. Ja näha seda palju suuremalt, kui sa arvaksid. Justin Timberlake'i kontsert, vot see oli üks mu elu kõige ekstreemsemaid kontsertikogemusi. Minna paduvihmaga, seista seal mitu tundi, vaadata Justin Timberlake'i, üritada kuidagi liigutada ennast. See oli üks huvitav experience, ma ütlen teile. Samas ma mõtlen, et nagu kui ma selles hetkes olin, siis ega lõpuks sa harjud ära sellega, et sa oled täiesti märg. Sa harjud ära sellega, et on külm. Sa lihtsalt oled ja eksisteerid. Ja kuidagi mingil hetkel isegi see vihm oli nagu osa show'st. Ma ei tea. Et ja ainuke asi, mis mulle selle Justin Timberlake'i kontsertiga oli veits, on siis see, et tegelikult ei teinud ju oma full kontserti. Et mulle veits ei mulje, et see oli nagu säästu variant sellest, mis ta muidu teeks. Et ja. Ja oleks tahtnud rohkem tantsu. Tal ei olnud ju tantsijaid seal. Aga no ma saan aru, et võib-olla oligi see, et tehti esiteks säästu variant sellest kontsertist. Ja teiseks, kuna oli ikka padui, siis ma ei tea, kas tantsijad oleks üldse suutnud seal midagi teha. I don't know. Happy Dancer võistlustel 3. koht. Rääkides üldse võistlustest, siis see 2025 oli mul ju võistluste aasta, kus ma käisin esimest korda oma õpilastega võistlustel. Me käisime J-Festil, me käisime World of Dance'il Riias, me käisime Happy Dancersil ja see kogemus oli kindlasti midagi väga huvitavat, et ma ei ole ju kunagi sellises olukorras olnud. Kahjuks viis võistluste periood mind läbi põlemiseni, millest ma siiamaani taastun. Aga ma usun, et see kogemus oli vajalik. Et kas nüüd nii vajalik, et ma kogen seda läbi põlemist, seda ma ei tea, aga ta õpetas mulle nii palju
ja ma olen nii tänulik oma õpilastele, kes võtsid selle teekonna minuga ette, sest ega mul oli täpselt selline tunne, et it's like the blind leading the blind, sest ma ei tea, mida ma teen, okei? Et nagu läheneda tantsimisele nagu selliselt nagu võistlusmomenti poole pealt, see on nii teistsugune minu jaoks, sest nagu mulle ei meeldi võistelda tantsu nimel. Mulle ei meeldi see, et me valime nüüd, kes on parem kui teine. Mulle meeldibki see põhimõte, et me tantsime lihtsalt, et näidata, mis meil on ja et teised saavad lihtsalt vaadata, elada kaasa. Ja no kogu see Happy Dances'i jama, mis seal oli, et selles mõttes see on üks crazy periood, aga jällegi õpetajana ma sain nii palju targemaks. Kas ma kunagi veel võistluseid teen? Ilmselt kunagi ikka, aga mitte veel. Et ma pean ise minema õigesse mental state'i, et nende võistlustega tegelema hakata, aga hetkeseisuga see mu prioriteet ei ole, vaid sellel õppeaastal ma keskendun rohkem muudele asjadele. Vot. Ja see oli minu kõige esimene karikas või õpetajana ka, et nagu tiibkalalt saime küll ühe eriauhinna nüüd siin üle-eelmine aasta, aga ma sain karika oma õpilastega, nii tore. Uwe show Klinkbergis. Ja see tuletab mulle meelde seda, et see oli meie uue show programmi esmaesituse päev ja meil oli sellel päeval 2 üritust. Kuna me ei olnud veel nii nagu selles kavas nagu 100% veel nagu kindlad, et nagu ikkagi see on ju esimene kord, kui me neid näitame. Meil esimene esinemine oli kruiisiterminalis ja teine oli Klinkbergis selle samal õhtul. Ja kruiisiterminalis läks kõik hästi, aga mis Klinkbergis juhtus oli see, et see muusika algus on suht sarnane ja meil me hakkasime hiljem tantsima, mõlemad automaatselt, ma ei tea miks. Ja me jäime nagu muusikas, me saime mõlemad aru, et me oleme valesti muusikas ja ma lõpuni välja ei saanud aru, kas me saime tagasi reele või mitte. See oli nii hirmus hetk laval, sest sellega sa pead täiega aru saama teise tantsijaga nii. Mis liigutused me ära jätame nii, et me ei saa üksteisega rääkida. Et seal peab olema see telepaatia täiega, aga õnneks me saime hakkama. Aga siiski, see oli scary moment, okei. Uwe show Kernu mõisas. Miks ma tahan sellest rääkida on see, et see Uwe show oli täpselt niimoodi, et meil oli just kestnud 5 päeva select tantsulaagrit ja 5. päeva õhtul me sõitsime Uwe show'd tegema ise täiesti läbi ja see oli üks meie kõige paremaid Uwe show'si, mis me teinud oleme. Kas see ongi siis see, et me olime nii nagu treenitud ja nii soojad, et lihtsalt see energia lihtsalt tuli kuskilt ja nagu liigused olid nii head ja nagu kõik oli nii paigas, et nagu ma ei tea, kus see loogika on. Aga somehow it happened. Varastati rahakott ära. Mult ei ole mitte kunagi rahakotti ära varastatud. Ma olen ühe korra selle kaotanud ära niimoodi, et ma sain selle kätte tagasi. Aga see oli siis, kui ma olin ennast mingi, ma ei tea, 7, 8. Aga ma olen hästi pedantsiliste asjadega. Mul on ka hirm, et keegi varastab mu asju. Ja sellepärast ma imestan, kuidas üldse juhtuda sai. Aga ta juhtus. Ma ilmselt tean, kus see juhtus. Ma ilmselt tean, kuidas see juhtus. Aga lihtsalt mu pähe ei mahu, miks inimesed varastavad. Nagu ma saan aru pointist, et neil ongi nii näpud põhjas, et on vaja varastada, aga lihtsalt ma ei saa nendest inimestest mitte kunagi aru. Ja tegelikult see inimene, ma tulen talle kaasa, sest ta sai tühja rahakotti, kus oli võib-olla mingi 6 eurot sentides. Ta ei saa mu kaartidega mitte midagi teha, kõik kaardid ma panin ju kinni. Ühesõnaga, mul on kahju tast, ta ei saa selle rahakotist mitte midagi. Et läks natuke raisku see varastamine. Aga see oli tegelikult väga traumeeriv kogemus, sellepärast, et selles oli midagi nii rõvedat, et keegi on sinu personaalsetes asjades käinud ja lihtsalt varastanud. Ja siis see, kui palju ma pidin ju jamama, tegema kõik kaardid uued, ootama neid, siis mõtlema samale, kuidas ma mingeid asju maksan, sest sa ei saa ju maksta mingeid asju. See oli nii keeruline, ühesõnaga nii stressirohke. Õnneks tänapäeval on kuidagi see süsteem nii lihtsaks tehtud, et sa saad kuidagi ikkagi hakkama ja kaardid tulid ikkagi suht kiiresti paari päevaga, aga siiski my mental health was like not okay. Free Flow kevad kontsert Alexelas. No see on ilmselt ju üks kõige suuremaid kevad jah, üldse kontserte, mis Free Flow olnud on. See oli selle pointiga, et me tegime siis juubeli kontserti ja sinna tulid ju kõik artistid, kes on meiega koostööd kunagi teinud ja nii äge, et meil oli see võimalus oma õpilastega Alexela laval esineda, sest paljud tantsijad ei saa seda võimalust või nagu, sest nagu sellist võimalust ei tule väga tihti, et lihtsalt mingi tantsukool teeb Alexelas, sest Alexel on väga kallis
väga palju istekohti on seal, mis tähendab seda, et sa pead väga palju pileteid müüma, et sa üldse kuidagi hakkama saaksid. Et selles mõttes väga äge, et me selle riski võtsime. Ja ma siiamaani ei saa aru, kuidas ma julgesin teha nii, et ma tantsin oma õpilastega ja siis 20 sekundit hiljem lähen laulan Laura Põldveraga The Edge of Glory't Alexela laval. Et where did that confidence come from? I have no idea. Aga ma päriselt tegin seda ja see ongi nii, et ma olen mingi, ei, ma ei laula enam mitte kunagi ja siis ikkagi alati kuidagi nendel free flow kontsertitel ma olen mingi, no teeks mõne laulu. Et nagu meelega teen endale seda, mul on vahepeal tunne. Aga no ma ei tea, ma elan mingeid väikseid unistusi läbi, mida ma olen enda peas nagu maha surunud, aga nii tore on, et on teine osa minust, kes on mingi, ei, me teeme ära, I don't care. No seda ma ei hakka lugema, mis siin on, aga see aasta oli siis ju väga palju lahkuminekuid. Ja ümbert ringi toimus minu ümber väga palju lahkuminekuid. Mõned suuremad, mõned väiksemad. Aga noh, ma tean ju, et see aasta 2025 oligi lõppude aasta, kuna see on 2 + 0 + 2 + 5 on 9, ehk siis 9 on ju viimane number ja nüüd see aasta 2026 on ju 1, ehk siis uute alguste aasta. Ja jah, ma usun, et ju siis need muutused on vajalikud ja eks mõni muutus mõjutas mind rohkem, mõni vähem, mõni mõjutab siiani, aga ma lihtsalt pean adaptima nende olukordadega ja leppima, et nii on. Siis juhtus ka selline kurvem asi, et minu kass Miku, kes oli minu kass väiksest saadik, tema suri ära, aga no ta oli nii vana, ta oli juba 17 ja 18, ma enam täpselt ei mäleta. No ja võiks öelda, et ta suri siis reaalselt vanadusse ja see on ju kõige parem viis, kuidas sa saaksid öelda seda, et see ei olnud see, et ta läks nagu liiga vara, vaid oligi see, et ta sai elada päriselt väärtuslikku elu. Ja see tuletas mulle muidugi ka meelde, et kui oluline on minu Joosep mulle, et tema on veel minuga ja reaalselt see on nii, jälle lähen sinna, kui ma aastavahetusel olin temaga seksio, siis mul oli see, et ma saan veel 1 aasta sinuga vastu võtta. See on kuidagi nii something we take for granted või nagu me võtame seda nii iseenesest või nagu, et me ei saagi nagu aru sellest, et saame jälle uue võimaluse veel 1 aasta võtta oma lemmikloomaks vastu, et see on nii oluline ja tegelikult nii eriline, et jah. Minu seksi ja linna teemaline sünnipäev. Ma loodan, et te nägite kõik seda vlogi minu sünnipäevast. Mina ise tundsin, et see tuli väga hästi välja. No kindlasti oleks saanud paremini mingeid asju, et kaunistusi ma jõudnud üles panna nii, aga see teema mõte oli minu arust geniaalne ja ma tahaks selliseid kas just sünnipäevasi, aga üritusi kindlasti veel teha, et mingi kindla sarja või ma ei tea temaatikaga, et jah. Ta ei olnud küll päris nagu, niuke sünnipäev, et ma olen mingi, oh my god, best birthday ever, sest ta oli lihtsalt niuke, et ma olin kodus ja sõbrannad tulid siia, aga see oli kindlasti väga tore selline teistsugune lähenemine sünnipäevale. Nii et ma usun, et äkki keegi sai siit inspiratsiooni. Et kui sa ei tea, mida ma sünnipäeval teha, siis võib-olla äkki mingi temaatika. Mul on siin kirjas Beatrice'iga esinemine Viljandis erapeol. Oh my god, see on see erapidu. Vaat üldse, et erapeod on üksid huvitavad asjad. Ma olen näinud ju igast oma esinemistega neid. You never know what you're gonna get. Nagu need on nii teistsugused. Need on nagu, eriti see näiteks oli niuke, et oligi nagu see sünnipäeva laps või sünnipäeva lapsed, nad olid nagu võtnud mingi telgi, siis mingi DJ pult oli seal ja siis me tantsimegi kellegi aias. See oli nagu nii huvitav lähenemine, I don't know. Ja siis meil juhtus ju seal see, et teisel tantsijal läks kostüüm, kes tantsu katki, nagu tuli pael ära ja ühesõnaga, sellised huvitavad seiklused meil siin. Ma ei tea, kas ma selle eraldi panin niimoodi kirja, sest ma lihtsalt pannud esinemised kirja, aga ma pean siia mainima, et ma tegin ju siis esimest korda kaasa Empire uut show-programmi või me sellel aastal 2025 siis tegime uue show-programmi Deadman Plus ja ma olin suht kindel, et ma seda miskipärast ei tantsi, sest nagu seal on ka mingid jalalöögid, aga mitte nii hullusti. Aga lihtsalt ma olen ühe tüdruku nagu understudy. Kuidagi juhtus nii, et oli täpselt nagu nende proovide all kuskil reisideleni ja siis oligi, et Maarit, sa tantsite ikkagi nüüd need esimesed korrad. Et me mõtlesimegi, et me teeme nagu mitmes vahetuses, et siis kõik nagu saavad seda
kava tantsida mingi hetk. Aga siis kuidagi läkski nii, et me tegime nii palju proove selle kindla koosseisuga, et lõpuks oli nii, et meil on lihtsam teha praegu selle ühe sama koosseisuga ja nüüd me oleme neid nii palju teinud või nii palju, aga nagu päris mitu teinud ja mul on nii hea meel, et kuigi alguses see tundus nii raske, võimatu, ma ei saa, see on nii minu mugavustsoonist väljas showprogramm, et nüüd ma tunnen, et oh my god, ma ei jõua ära oodata, mille ma seda teha saan, sest see on nii lõbus ja täiesti teistsugune. Selline rohkem klassikalise taustaga ja mul on nii hea meel, et ma olen ennast ise pushin nii kaugele, et ma olen suutnud ennast oma mugavustsoonist välja tuua ja see on nii arendav ja ma olen nii tänulik, et ma olen saanud selle võimaluse üldse. Et jah, nüüd sellel laupäeval saan jälle üle pika teha, sest ma ju pidin tegema aastavahetusele, kas ma ei teinud. Aga jah, nii et saame uuesti varsti jälle teha. Eurovisiooni võitis Austria, Eesti jäi 3. Nojah, mulle see laul nagu meeldis, mis Austria oli, selles suhtes I don't mind. Eesti sai ikkagi 2. koha, võib-olla isegi 1. Who knows? Ja no vaadake, ma ei tea, mis selle aasta Eurovisioonist saab, mis siin tulemas on. Nii palju probleeme on seal, alates sellest, et mis kogu selle Iisraeli ümber on, et kuigi ta ei tule, siis mõned riigid ei tule, sest mis mõttes tema ei tule, aga kui ta tuleb, siis mõned riigid on ka, mis mõttes ta tuleb, siis meie ei tule. Nii palju sellist, kui tema mängib, siis mina ei mängi ja vastupidi, et nagu niuke nagu veits nagu lasteaed või nagu ma ei tea. Ma saan aru, miks ütlevad ühed ühte, teised teist, ma saan aru sellest kõigest, aga lihtsalt at the end of the day, see on lihtsalt lauluvõistlus. See on lihtsalt lauluvõistlus. Miks peab see poliitika seal nii kõvat rolli mängima? Ma ei saa aru. Deep Gala. Selle aasta Deep Galale ma otsustasin eelmise aasta, tähendab 2025. Aasta Deep Galale ma otsustasin vastu minna niimoodi, et ma lähen seda lihtsalt nautima. And that's what I did. Ja minu arust meil tuli nii tore kava ja ma ei tea, kuidagi mulle väga meeldib Deep Gala see point, et me ei ole seal, et võistelda, vaid me oleme seal, et lihtsalt näidata üksteisele oma loomingut ja lihtsalt nautida ja tähistada tantsijaid. Et minu arust see on väga äge üritus. Mul on juba plaanid, mida teha siis sellel aastal, mis on nüüd praegu 2026, aga see on alles novembris, detsembris, oktoobris, ma ei tea, millal nüüd siin tuleb. Aga siin on veel aega, aga plaanid on juba vaikselt loksumas paika, et mida teha. Chris Browni kontserti Iirimaa reis. See reis oli suht ainukene, mis mul oli see 2025 aasta, sest ma ei tea, Soomet ja Lätit ma ei pea väga reisideks. Aga jah, nii äge, et meil on Simona Agritiga selline komme käia erinevates riikides kontsertitel. Ja Chris Brown oli mul pikalt nimekirjas, sest et tantsijad, you feel me right, Chris Brown on pea iga tantsija playlistis. Meeldib ta sulle või mitte, ta laulud on lihtsalt bänger ja tema show oli epic. Või nagu see, et ta tantsib nii hästi, tal on nii head tantsijad võetud sinna, et tõesti, ja ma ise ka olin üllatunud, kui palju laule ma tean, sest ma räägin, Chris Browni laulud lihtsalt kõlavad pea igas tantsuklassis. Kuhu iganes sa ka ei läheks, et nagu selles mõttes mega tore kontsert ja see Iirimaa reis oli ise ka nii tore, me käisime ju seda Riverdance'i vaatamas ja lihtsalt saime shopata, puhata, avastasime Iirimaad, Dublinit, et nagu jälle üks väga meeldejääv reisikene. Spordigaalal Olliga esinemine. See oli nii äge kogemus lauluväljakul esineda. Ma ütlen selle kohta kogu aeg spordigaala, ma ei tea, miks tegelikult sellist mingi spordipealinna mingi lõpuüritus või midagi sellist. Aga jah, et see oli nii äge võimalus kaasata oma õpilased ja lavastada ja teha koreograafia ühele aktile ja me tegimegi siis Olliga. Ja mul on ekstra hea meel selle üle, et Olli vaata on ju Eesti laulul ja ma olen suht kindel, et ta läheb ka Eestit Eurovisioonile esindama, et siis on äge teada, et ma sain temaga teha koostööd veel ja siis nüüd ta läheb Eurovisioonile, et nagu ma arvan, ma olen tegelikult suht kindel selles. Aga jah, et selles mõttes nii äge võimalus ja see minu arust see meie lava show oli nii äge, see mõte, et need mingid valged mütsid ja jalasäärised ja siis see laul Personal Jesus ja ma ei tea, see kõik oli lihtsalt nii tore. Ugly Coyote pidu, see oli üks mu kõige ägedamaid projekte, mis mul oli sellel aastal. Ma olen seda filmi näinud nii palju, või Coyote Ugly on tegelikult jah.
et ma olen seda filmi nii palju ja tegelikult on minus olnud küsimus alati see, et ma tahaks olla ka see tüdruk, kes seal mingi baarileti peal tantsib ja on mingi ja we kind of did it, sest nagu me ei tantsinud baarileti peal, aga meil oli mõeldud lava selle jaoks, aga me kasutasime neid samu laule, hot as fuck, nagu ma ei tea, see pidu oli nii äge ja nii äge, et inimesed elasid täiega kaasa, kui me tantsisime ja lihtsalt mul jäävad nii head mälestused sellest üritusest, et amazing ja need pildid, mis me saime, ühesõnaga, ma ei tea, kõik sellel päeval oli lihtsalt nagu bänger. Läbipõlemine, räägime korra sellest. Ütleme nii, et see ei olnud minu bingo cardsides üldse, aga teate, mingil määral ma isegi ütleks, et ma olen tänulik, et see juhtus, sest see pani minu jaoks väga paljud asjad perspektiivi ja see oli väga raske ja ma reaalselt siiamaani taastun sellest ja kui ma ennem kasutasin võib-olla seda sõna hästi kergekäeliselt, et mingi ma olen vist läbi põlenud, kui mul lihtsalt oli mingi stressi rohkem ette, siis nüüd ma saan aru, mis see päriselt tähendab. Ma õnneks sinnamaale ei jõudnud, kus mul oleks vaja antidepressante, sest ma tundsin, et ma veel saan hakkama, aga ega see kaugel ei olnud, ütlen teile ausalt. Ju siis see oli vajalik kogemus minu jaoks, et aru saada, mis hetkel tuleb tõmmata see juhe välja ja öelda, et siin on minu piir, siit ma edasi ei astu. Eks see jääb seda aastat väga suuresti mõjutama, et nagu sellel aastale 2025 jääb külge see läbipõlemise tempel kahjuks. Et selles mõttes, kui ma mõtlen tagasi, siis see tuleb mulle ilmselt kõige esimesena meelde sellest aastast. Aga jah, ju siis pidin seda kogema. Beatrice'i esinemine Pühajärvel. Ma olen terve elu tahtnud Pühajärvel esineda ja ma sain selle kogemuse lõpuks kätte. Kuigi see natukene oli nagu huvitav, et nagu me olime esimesel päeval ja need uksed avati reaalselt niimoodi, et pool tundi enne ja siis juba meie esinesime või midagi sellist oli. Aga ongi see, et see esimene päev on selline, kus kõik alles tulevad ja võtavad neid käepaelasid, ühesõnaga see natukene tekitas minust küsimusi, et kuidas üldse esimesed aktid saavad siis nagu inimestel esineda, kui inimesed ei jõua selleks ajaks sisse, sest need järjekord olid ju nii pikad seal. Aga samas kogemuse võrra rikkam ja kui see võimalus peaks kunagi veel tulema, siis kindlasti tahaks teha kuidagi veel suuremalt ja veel ägedamalt seda. Nii et exciting! Siis mul on selle ühe kuti nimi, kellega ma date'il käisin, see oli mu ainuke date see aasta. Ja see õpetas mulle nii palju seda, et ma saan aru, et üksi on nii palju parem. Ja võib-olla lihtsalt mõne inimese jaoks ei olegi loodud kaaslane. Sest ma olen ikkagi, ma võin sellest kunagi pikemalt rääkida, ma ei tea, oma sit-down videos või kuskil, aga lihtsalt ma tunnen või sain aru sellel aastal sellest, et mulle meeldib elada üksi, nagu kassiga. Mulle meeldib toimetada üksi või nagu sõbrannadega, aga jah, et ma tunnen, et mu elus ei ole ruumi kaaslase jaoks ja kuna mehed ei taha mind, siis mina ei taha neid ja nii lihtne see ongi. Ja mulle meeldib magada üksi, mulle ei meeldi, et keegi hingab mul kuklas. Mulle meeldib tulla koju nii, et mul on täpselt seesama söök kapis, mis mul oli hommikul, et keegi ei ole seda ära söönud. Mulle meeldib, et mu asjad on täpselt nii, nagu nad olid, et keegi ei ole jätnud midagi kuskile või kui ma ise olen jätnud, siis ma tean, et need on seal. Et nagu nii palju peacefulim on olla ja nagu, see on pikk teema, see kogu see mingi male loneliness epidemic ja seda, et Vogue ütles, et having a boyfriend is embarrassing. Et see teema on päris huvitav tegelikult ja ma võiksin sellest täiega laskuda üks hetk. Eks ta ole natuke kurb, et nagu mingi, võib-olla see meeste teema ei ole mulle, aga võib-olla peabki nii olema, sest et mulle meeldib karjäärile keskenduda ja ma tahangi karjäärile keskenduda ja ju siis see on eluviis mulle ütlemaks, et girl, tee karjääri. Studio 54 esinemine. See oli siis Ähäsmäel väike showprogramm, mis me tegime. Ja see tuli küll hästi stressirohkel ajal, ma mäletan, ma olin nii stressis, et mõelda täiesti nullist 2 showprogrammi, mõelda kostüümid, tantsijatega teha proove, see oli meeletu stressirohke, aga we did it ja ma arvan, et see lõpptulemus oli täiega ja kui peaks tulema mingid sarnased esinemist, ma saan juba kasutada seda show nagu osa, et selles mõttes vahepeal ongi see, et pead selle nagu mustema töö ära tegema ja siis kunagi saad neid vilju päriselt nautida. Kui ma vahepeal flashin teile, siis I am so sorry, ma panen siia midagi ette. Käisin Kaisaga Vemvodemaal. Ma olen sinna tahtnud minna juba aastaid uuesti, aga lihtsalt pole kuidagi jõudnud. Ja nüüd me siis lõpuks Kaisaga käisime ja see reaalselt nägi suht samasugune välja, nagu siis, kui me lapsed olime. Aga lihtsalt lapsena tundus see kõik nii palju suurem ja nii palju uhkem, et nagu nüüd veits oli selline nagu
what is going on, aga samas nii fun oli, nii palju tegevusi oli ja tegelikult, kui nad natukene, kui sinna saaks natuke rahastust juurde, siis tegelikult sellest kohast saaks teha veel ägedama koha, aga ma saan aru, et rahaliselt see on natuke keeruline, aga sellel kohal on väga palju potentsiaali ja tahaks tegelikult see suvi, mis nüüd tuleb, võib-olla ühe korra veel minna. VR õhtusöök, no see oli väga äge experience ja ma isegi ei osanud midagi oodata sellest, ütlen ausalt, sest ma ei saanud aru, kuidas see päriselt välja näeb, aga päris ägedasti oli lahendatud. Võib-olla sutsu oleks võinud rohkem olla mingeid tegevusi nende VR-prillidega, aga tegelikult ütlen ausalt, teate, kuidas ma kujutsin ette, et see on? Ma kujutsin ette, et meil on terve aeg prillid ees ja meie nagu visuaalselt on meil ees mingi taldrik, kust me pead sööma midagi, aga me päris elus ei näe, mis seal on. Et nagu, ma ei tea, mis ma mõtlesin. Free Flow kolis Telliskivisse. No see on see kõige suurem muutus, mis mul sellel aastal, et minu töökoht nagu muutus nagu asukoha mõttes ja see oli väga intense. Me ju augusti alguses ka ei teadnud, kuhu Free Flow kolib. See oli nii pingeline, ma vahepeal mõtlesin, et ma pean endale juba uue koha leidma, sest lihtsalt nagu ma ei jõua anda muidu trenne septembrist. Ja võt see kindlasti ei aidanud kaasa minu läbipõlemise olukorrale, et ma olin läbi põlend, siis ma mõtlesin, et suvel ma taastun, aga suvel ma nii-öelda andsin õli tulle sellega, et ma ei teadnud, mis minust saama hakkab. See oli väga pingeline, aga nüüd, kus Free Flow on juba nagu enam-vähem valmis ja veel sinna on meiega juurde tulnud veel High Tribe ja Põhja-Tallinna stuudio, siis nüüd see koht näeb juba nii äge välja. Ja no need ruumid on ikka niivõrd palju paremad ja enamus on öelnud ikkagi, et milline upgrade ja ma usun, et sellel kohal on väga-väga palju tulevikku. Lihtsalt oligi see, et kuna me jäime sellega natuke hilja peale, siis see turundus ei olnud nii tugev sellel hetkel, kus peaks olema kõige maksimumi peal, ehk siis augustis. Ja kindlasti mingid õpilased jäid tulemata sellepärast, et keegi lihtsalt ei teadnud. Aga ma usun, et nüüd siit läheb aina kasvujoones see kõik. Ja vahepeal ma ikkagi olen mingi, et oh my god, nii äge, et me siin oleme, sest nagu reaalselt mu kodule nii palju lähemal ja mul on nii mugav seal käia ja kõik seal lihtsalt toimib minu jaoks. Nii et see on üks väga olnud stressirohke, aga väga positiivne muutus, mis on kindlasti toonud väga palju kergust mu ellu juurde. Mängisin estat korda padelit. Kahjuks see jäigi ainult minu esimeseks ja viimaseks korraks, aga ma kindlasti tahaksin 2026 aastal proovida minna mängima padelit rohkem. Nüüd mul on padeliseelik ka, nii et nüüd mul ei ole mingit excuse'i, miks mitte minna, sest ennem oli mingi, ei, mul pole padeliseelikut, siis ma ei saa minna. I don't know. Käisime Laterna matkal. No see oli üks väga tore kogemus ja ma väga soovitan kõigil minna. Kui on väga külm periood, võib-olla siis, kui sa oled väga külmakartlik, pigem mitte, aga me käisime Seevaldi matkal ja see oli nii huvitav. See, kuidas see mees rääkis, oli juba nii huvitav, et nagu see ei olnud see, et mingi, siin on see maja, see käib nii, vaid ta rääkis seda kõike nii huvitavaks, et lihtsalt sul oli väga põnev kuulata. Ja ma ei tea, ma tahaks tegelikult isegi mõnele veel minna. Lihtsalt peab natukene planeerima seda. Kes on juba mu seda Laterna matka videolt näinud, siis teab, et meie aastalõpu giveaway pakis on samuti Laterna matka kinkekaardid. Nii et kes tahab minna, siis osalege loosis. ICG projekt, ehk siis see International Children Games. See oli samamoodi väga stressirohke, kuigi see oli suvel, kus meil ei olnud nii palju asju, aga siiski see kuidagi alguses oli nii stressirohke projekt, sest nagu nii palju asjadele pidi mõtlema, nii palju asju polnud veel paigas. See lava oli ju 360, ehk siis sa pidi mõtlema nagu nii paljudele nüanssidele, nii palju tantsijaid, saada kõik puhtaks, ühesõnaga crazy. Me Kritiga koos siis tegime niimoodi, et tema tegi ühe tantsu, mina teise, mina tegin siis Annabellega We Found Love'i ja tema siis tegi seda ICG nagu tunnusmeloodia laulu. Tänu sellele tuli siis ka see teine Annabelle üritus Tartus, kus ma käisin õpilastega seda sama kava tegemas, küll väiksemas koosseisus, aga siiski meil oli juba kava olemas, me lihtsalt pidime selle panema uuesti paika. Käisime Kinky Bootsi vaatamas. Kinky Boots on üks kõige ägedamaid showsi, mida ma olen näinud. Tõesti, nagu kui sa ei ole seda näinud ja sul on vähegi võimalus ja piletid on, kui ei ole, siis ei ole midagi teha, aga kui on, siis
mine seda vaatama, see oli nii äge. Me olime terve aeg lihtsalt kritias ja ma olen oh my god, see on nii äge, ma ei taha, et see lõpeks. Reaalselt ma ei tahtnud, et see lõpeks, sest see oli nii hea. Ja no see trip oli ka nii äge, et käisime Tartus ja no ühesõnaga, ja nii tore, nii tore. Mul enamus on siin nüüd jah, niisugused mingid esinemised Beatrice'iga, uue show'd, Empire show'd, et neid ma vist eraldi hakkan mida välja tooma, aga see ongi minu 2025 aasta kokkuvõte. Oli üks väga eventful year, aga ma olen kindel, et 2026 tuleb väga palju parem ja väga palju rohkem erinevaid mingeid ägedaid üritusi, ägedaid võimalusi, ägedaid projekte, kõike. Nüüd on aeg teha niimoodi, et vaatame üle, mis ma tegelikult siis soovisin sellelt 2025. aastalt. Et mis ma siis oma eesmärkideks panin ja vaatame, kas midagi läks täidega. Ma olen õnnelik. Ütleme nii, et so and so. Mul oli väga palju see aasta seda neid hetki, kus ma tundsin, et ma ei oska olla õnnelik. Ma ei osanud enam nautida neid väikseid hetki ja ma olin kuidagi endaga rütmist väljas. Ja ma siiamaani taastan seda alles veel, et kui sa oled olnud ikkagi väga low, siis see õnnelikkus tuleb väga palju raskemalt. Sest kui sa oled nagu kogu aeg stabiilne, siis need high'd on väga palju kõrgemad, aga kui sa oled siin, siis high on ju neutraalne lõpuks, eks ju. Et jah, minu pere, sõbrad ja kassid on terved. No ka selline so and so, et ikkagi minu õe kass suri ära, minu enda kass maalt suri ära, no need, ja Joosepil on olnud siin seidimisega probleeme see aasta. Et jah, aga sõbrad ja pere, kõik on enamasti olnud ilusti terved. Ma olen majanduslikult kindlustatud. Ka so and so, et ma tunnen, et ma olen iga aastaga aina paremas seisus endaga. Küll, aga te varsti kuulete, mis on mu selle aasta eesmärk. Eks näis, kas ma siis selle täide ka viin. Aga ma tahaks olla nagu veel paremas seisus. Ja ma usun, et ma saavutan selle see aasta. Jõuan YouTube'iga lõpuks järgi. Teate, ma saan siia panna plussi. Sest, et see video läheb ülesse nii, et peale seda ei ole mingit videot, mis näitaks veel minu 2025. aastat, vaid me lähme edasi reaalajas 2026. aastaga, which is crazy. Ma saan lõpuks öelda, et ma jõudsin YouTube'is järgi. Halleluja. Nii, mul on YouTube'is 5000 subscriberit. Ütleme nii, et see YouTube, ma olen sellega see aasta siis siin strugglenud. Kahjuks on läinud niimoodi, et ma olen YouTube'is läinud olla. Minu sisu ei tarbita enam nii palju ja see on teinud mind meeletult kurvaks, sest ongi see, et mul oli see läbipõlemine nagu tantsumaailmas ja siis oligi see, et vähemalt mul on nagu muud asjad, aga siis oligi see, et sotsiaalmeedias ma tundsin, et nagu inimesed lihtsalt unsubscribe isid ja kadusid ära ja vaatavisi oli nii vähe ja ma olin mingi, mida ma valesti teen või nagu miks ma ei ole enam huvitav inimeste jaoks, et see oli nii raske leppida sellega, et jah, ja no tegelikult see tuletab mulle meelde, et see esimene pool hooajast ka Free Flows on olnud minu jaoks meeletult raske näha langust, et õpilased ei ole enam nii palju huvitatud võib-olla mu trennidest kui muidu, et kui ma olin harjunud kogu aeg, et mul oli 30+ inimest saalis või nimekirjas, siis nüüd nagu on väga raske vahepeal näha, et sul on saalis 10 inimest. Et nagu ma tean, ma ei tohi olla nagu tänamatu, aga siiski need üleminekud, kus sa ei lähe nagu ülesse, vaid lähed alla, need on väga rasked minu jaoks. Eriti see, et ma tantsumaailmas ei ole seda veel kogenud niimoodi, nagu ma kogesin praegu, või sellel hooajal olen kogenud, et selles mõttes on olnud ääretult raske, aga ma usun, et siit saab jõudnud ülesse. Ja YouTube'is samamoodi, et see on langus, see on lihtsalt tagasilöök, aga mul on plaan, väike rebranding ja ma varsti räägin teile, mis mu plaanid on, aga jah, et ma tulen tagasi YouTube'is bigger, stronger, better than ever. Ehk siis jah, no siin on, et jah, mul on 500 subscriberit, mida mul kahjuks ei ole ja väga kurb on näha, et ma olen aastaga saanud juurde, sest mul lihtsalt on nii palju tantsu subscriberit, ma ei tea miks. Mul on praegu 4233, 149 uut subscriberit aasta aega. Aga sellest ma olen ikkagi tänulik sellele 149-le, kes on nüüd sellel aastal siin liitunud, aga ma saan tagasi reele ja siit järgneb tõus. Siis järgmine asi on, et ma saan spagaadi maha ja paindun rohkem. Selles mõttes, et ma sain ikkagi sellel aastal aru, et kahjuks see spagaadi unistus peab minu peast lahkuma. Ma ju saan aru, et mu keha lihtsalt ei ole suuteline seda kahjuks tegema. No lihtsalt ei ole.
ja ma tegin nii palju see aasta seda igast neid venitusasju ja mingeid challenge'id ja asju ja no lihtsalt ei, ma ju tegin niimoodi, et 6 aega venitasin iga päev ja mu areng oli 1 sentimeeter, ühe jalaga isegi 0,5 sentimeetrit. Ja arvestades seda, kui palju jätkuvalt ma tantsin, siis see on ikkagi natuke kriminaalne. Et ja ma lasen sellest ideest lahti, et ma ei pea seda spagaati maha saama. Küll aga ma saan arendada lihtsalt seda painduvust, et et natukenegi paremaks, aga jah, et seda spagaati ma tõenäoliselt mitte kunagi maha ei saa. Ma leian lõpuks oma mehe ehk eluarmastuse ja hingesugulase. Kahjuks ei, aga ma leidsin hingesugulase. Iseenda. Ma arenen tantsijana veel rohkem. Kindlasti ma olen palju arenenud. Mul käib trennides palju inimesi. Ma ütleks, et see on nagu pluss ja miinus, et nagu esimene aastapool jah, aga teine aastapool, kus oli uus hooaeg, ei. Ma reisin palju välismaal. Ei. Ma tõusen karjääriredelil veel rohkem. Kahjuks oli see aasta mul pigem ikkagi langus. Mulle tulevad uued ja ägedad koostööpakkumised. No selline so and so, no tegelikult oli. Mulle tulevad uued ägedad esinemised. No ja neid ka oli. Nii, paneme siis eesmärgid aastal 2026. Ma olen õnnelik. Ma panen selle iga kord ja kohe esimesena, sest et õnnelikkus on nii oluline ja mul on oluline see, et ma tunneksin ennast hästi igapäevaselt. Number 2. Ma panen, et mul tuleb karjääri mõttes hea aasta. Mul tuleb karjääris tõusev aasta. Tõusu aasta panen isegi. Mul on YouTube'is 5000 subscriberit. Ma olen seda mingi 3 aastat üritanud saada. Aga see aasta ma saan. Ma hakkan rohkem kodus süüa tegema. Ma vaikselt hakkan seda maailma avastama ja mulle täitsa meeldib see. Nii et ma loodan, et see ei jää ainult mingiks väikeseks perioodiks, vaid see jääbki kestma. Siis üks väga suur eesmärk, mis on nii kindel ja ma pean selle saavutama, on see, et ma kavatsen koguda selle aasta detsembriks lihtsalt puhvrisse. Või mitte puhvrisse, vaid lihtsalt, et ma saaksin sünnipäeva korraldada. Ma kavatsen koguda detsembriks 10 kilo. Ehk siis 10 000 eurot. Mul on juba kõik plaanid välja pandud, mis sissetulekud mul on. Mul on pandud kirja, kui palju ma pean iga nädal, iga kuu kõrvale panema. Mul on kõik välja arvutatud. Nii et selles mõttes ma enda poolt kõik teinud, et ma nüüd kavatsen selle lihtsalt ellu viia. I don't care kuidas, aga ma viin selle ellu. Aga ainult positiivsetel nootidel, eks ole. Et mitte läbi halva. Eks universum. Veedan rohkem aega oma pere, sõprade ja Joosepiga. Ma panen selle, et minu trennides käib taas palju inimesi. Ja siis ma panen siia kohe otsa, et ma arenen tantsijana väga palju. Panen, et ma reisin palju välismaale. Ma hoian oma kodu rohkem korras. Mul käis just koristaja siin ja sellest ma räägin kunagi mingis vlogis. Aga nii tore on ikka olla täiesti nagu nii puhtas kodust, nagu see on crazy. Ja kuna lihtsalt mul on vahepeal üks perioode, kus ma olen vaevu kodus, siis ma ei jõua nii palju koristada, aga ma see aasta teen selle endale üheks eesmärgiks. Mul on palju uusi huvitavaid projekte ja esinemisi. Mulle tulevad uued ja ägedad koostööpakkumised. Ma võib-olla pärast lisan siia veel mingeid asju juurde, sest ma tean, et mul oli tegelikult veel mingeid eesmärke. Rääkides YouTube'ist, siis ma otsustasin teha niimoodi, et ma kavatsen nii-öelda rise like a phoenix, tulla tuhast ja sellel aastal siis kavatsen ma kasvatada oma YouTube'i kanalit ja väga palju keskenduda oma YouTube'i kanalile. Ja mis see siis tähendab? Nüüd, kui see video läheb ülesse, siis ma võtan väikse pausi. Vaatab, kas ma äkki hakkan veebruaris tegema, võib-olla hakkan natuke varem, aga minu eesmärk on kindlasti, et nädal aega ma pean tegema nii, et ma ei vlogi ega monteeri. Võib-olla nädalast ajast piisab, eks näis, aga ma kavatsen tulla tagasi niimoodi, et ma teen endale ikkagi selle, et ma võtan seda YouTube'i kui ikkagi enda ühte osa oma tööst ja ma kavatsen hakata teieni tooma iga nädal video. Ja ma saan teha nüüd ju ka rohkem sit-down videosi ja mingeid teistsuguseid videosi, sellepärast, et nüüd ma ei ole enam maas vlogidega. Et ma kavatsen oma kanali nii-öelda üles äratada ja ma olen väga elevil. Ja siinkohal mul ongi natuke ka teie abi vaja selles osas, et vaatame korra selle giveaway paki üle ja siis ma seletan teile. Nii et, ühesõnaga, siin on siis meie giveaway pakikene. Ma üritan seda näidata. Ma võtsin selle Matrixi paki, ma loodan, et ei häiri see, sest see on hea kast, kuhu panna asju.
ja kõigepealt kommikarp. Ma olen taas avastanud enda jaoks toffifeed ja see ajas mulle praegu isu peale, nüüd ma võib-olla lähen ostan poest. Siis Laternamatka kinkekaardid. Siis need laundry sheets, need on Ocean Breeze, Kristina Pärtel-poja poolt soovitatud ja need on tõesti väga head. Ma juba tunnen seda, see on nii hea. Siis see meeste Rexona. Siis Garnieri Sleek and Stay. Ma sellest ei rääkinudki, et mul tegelikult oli ju Garnieriga väike koostöö see aasta. Issa, ma ei tea, kas te näete, aga okei, ma näitan siinpool siis Sleek and Stay juukseseerum. Nixi The Face Glue Primer. Garnieri Pimple Patchid. Siis natuke meigi asju. See on siis Bell. See on siis vist Bell Cosmetics äkki või? Kui ma eksi, selle mascara. Siis on siin Catrice'i küünelakk. Catrice'i highlighter. Ja selline punane Catrice'i Lip Booster Extreme Spicy Plumper. Okei, see on nagu teed roosa. Ja nagu ikka, mul iga aasta peab olema loosipakis ka üks lõhnakene ja see aasta on siis minu eelmise aasta sünnipäevaks saadud Ariana Grande Sweet Like Candy parfüüm. Selline roosa, karvapallikene on peal. Vot. Ja kui sa soovid seda pakki endale võita, siis seekord me teeme niimoodi, et palun jätta alla kommentaar. Tavaliselt ma olen mingi, ma ei tea, mis sa sinna kommentaariks panna võiksid, et pane lihtsalt midagi. Aga seekord ma palun teie abi. Jätke alla kommentaar, millised videod on teile meeldinud, mis võib-olla ei ole meeldinud, millised videosid te sooviksite näha, kas on mingi video, mida ma olen teinud, näiteks see mängude video või ma ei tea, see pole okei või mis iganes, mingi videoseeria, mida te tahaksite uuesti näha või mingi videoseeria, mida ma pole veel teinud, aga te tahaksite, et ma teeks. Ühesõnaga natuke aidake mul ennast siin YouTube'i maastikul uuesti üles leida. Ja võite lihtsalt midagi head ka veel juurde lisada, aga lihtsalt ma väga ootaks selliseid kommentaare, et siis ma saaksin ennast nii-öelda rebrandida ja tulla uue ja paremana siia tagasi. Jätta alla kindlasti ka oma Instagrami konto, sellepärast, et muidu, kui sa ei jäta, siis ma ei saa sinuga ühendust võtta. Ehk siis kindlasti jäta ja siis kindlasti ole veel subscriber mu kanalil ja pane like sellele videole. Ja kui sa oled kõik need asjad ära teinud, siis sa osaled loosis ja ma loosin võitja välja juba nädala pärast. Ja, very exciting! Nii et head loosi enne teile. Ja mis seal ikka? Selline oli minu 2025 aasta. Ei olnud kõige parem, aga ma usun, et ja ma tean sisimas, et 2026 tuleb ülihea aasta ja kes on näinud minu videot, siis tarokaardid, okei, nad ütlesid küll, et mingi pausi asjad nii, aga ma ei tea, deep down ma usun ja tunnen kuidagi, et tuleb väga hea aasta ja ma olen väga elevil. Nii et jah, aitäh, et sa seda videot vaatasid ja loodan, et sa osaled ilusti loosis ka ja mina lähen nüüd väiksel pausile ja ärge muretsege, ma olen tagasi kiiremini, kui te võib-olla arvata oskaksite. Ma loodan, et teile meeldis see video ja näeme juba järgmises videos. Tšau!